Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Siis, et millised on nagu olnud sinu põhimõtted nagu laste kasvatamisel või noh? Kuidas sa oma lapsi oled kasvatanud? Mis on need nagu reeglid olnud või? Noh, lapsed on kõik muidugi oodatud olnud ja plaanitud olnud. Kõigepealt see, eks ole, et sa mõtledki selle peale, et nüüd võiks kolm olla. Aga muidu kõige pettumus oli see, et ei ole tüdrukut tulnud. aga praegu mõtled, et kõik on ju nii tublid ja toredad poisid, et tegelikult ei ole sest ka midagi. Aga põhimõtted, ma ei tea, et võib-olla see, et on selline tugev kodu ja need pereväärtused on hästi olulised, et isa oleks lastel eeskujuks. ja siis, no mis ema teha on, et ikkagi ema teha on võib-olla see nõudlikkus parasjagu ja see kodusoojus ja ärakuulamine ja sellised asjad. Ma arvan, et see väärtuskasvatus on peres hästi oluline selles suhtes, et ma olen ise kasvatusteaduse õppinud ja selle, praegu ma oskan nagu nende terminitega juba rääkida, eks ole, aga see, et kunagi, kui ma lapsi kasvatasin, siis ma veel ei teadnud nendest asjadest aga see väärtuskasvatus on jah see, et tõesti head lapsed kasvavad vitsata, nagu öeldakse, see on hästi oluline. ja siis tuleb toetada laste valikuid ja tunnustada neid ja minu selline mõte või mida ma olen ka oma õpilastele kogu aeg öelnud, et igas lapses on midagi positiivset, see tuleb üles otsida. Ma ütlen, et meil ei ole vanemad kunagi lahku läinud ja sellised hästi tugevad pereväärtused on olnud kogu aeg ümberringi. Et selles mõttes ma arvan, et võib-olla sealt tulebki see, et poisid ka võtsid naised ja ei ole mingit koos elamist, vaid ikka peab abielluma ja minu kirg on ikka see noorte inimestega töötamine ja sealt saab hästi palju sellist, kuidas öeldakse, powerit. Et tunned, et pärast on nii alla, kui sa oled jälle noorte ees olnud ja oled ise nooruslik ja et see on ikka kõige parem töö. Et on sellised pahed tulnud nagu igasugused narkootikumid ja asjad, eks ole. Ja meile tuleb ka mandrinoori ja siis selliste asjadega natuke kokkupuude on murelik. Aga tegelikult siiamaani on need noored enamasti välja tulnud sellest, et pigem nad on sellised diilerid olnud ja see asi on nagu tänu siin noorsoopolitseile ja nendele inimestele kõik tegelikult kontrolli all. Aga jah, et muidu koolis on ju tore. Et kui vanasti oli koolis niimoodi, et inimesed jooksid ja meeletu kära oli, siis nüüd nad on igaüks oma, eks ole, oma nurgas. Nutikate telefonide kallal ja vaikus on, et absoluutselt mingeid rikkumisi ei ole, täielik vaikus. Teinekord on pigem see mure, et kuidas nad rohkem rääkima panna, et mina näiteks klienditeeninduse tundides püüan teha rollimänge ja igast asju, suhtlemismänge, et nad natuke avaneksid rohkem, et pigem nad on niimoodi kinnised tänapäeval. No, mis mul meeldib? Ma olin pikka aega koerapidaja. Nüüd sel suvel väike taksikoer oli meil Lotta. Ja siis ta sai 17 aastat vanaks ja lihtsalt me pidime ta mulla alla panema ja ta lõppes otsa. Aga jah, loomad mulle meeldivad ja kõige enam mul meeldivad koerad. Aga ise ei saa enam koera võtta, sellepärast allergia oli ja ma kannatasin seda allergiat kõik need 17 aastat praktiliselt. Sul endal nagu või? Jah, lapsed tahtsid kangesti, mul nina jooksis tilkus kogu mida vähemaks jäänud. Aga mis hobid siis veel on näiteks, et mille abikaasaga meeldib meeletult jalutamas käia. Et kui on ikka vihma ei saja, siis me teeme väikese kaageringi, nagu me ütleme. Et üks selline 4-kilomeetrine ring peaaegu iga õhtul. Ja siis looduses meil meeldib olla näiteks, et meie jaoks on see täitsa loomulik, et me läheme oma metsa, teeme ise puid, kuigi võiks osta, eks ole, aga lihtsalt tervislikult elada ja olla. Ja siis meil meeldib koos reisida ka. Et tegelikult siis oleme käinud siis ka natuke Euroopas ringi ja vaadanud ja
sel aastal siis tahame ka minna Norra kultuurireisil, meil meeldib just kultuurireisid. Jah, et niisugust rannas peesitamist kumbi ei salli. Et pigem jah, et midagi näha ja vaadata ja uurida. Et noh, sellised asjad meeldivad.